Tere Nordea! Ma olen esimest korda elus Nordea laval. Ja täna siia jalutades ma sain aru, et ma poleks mitte kunagi siia lavale jõudnud, kui ma poleks 6,5 aastat tagasi joomist maha jätnud. Ja seda ma mõtlen nii piltlikult, kui sõna otseses mõttes ma oleks tõenäoliselt praegu taga kuskil umbes ja halvemal juhul oleksin juba magama jäänud. Aga ma poleks siia lavale jõudnud. Ja nüüd ma olengi 6,5 aastat elanud kainet, alkoholivaba elu, no mõned üksikud viperused selle aja peal on olnud. Mõned üksikud, aga ikkagi kokkuvõttes 99,99% kainet elu. Ja enne joomise maha jätmist ma käisin kogu aeg ühte õlut tegemas. Aastaid. Ma ütlesin endale vähemalt niimoodi. No Kaarel, üks õlu kolmapäeval, mis see mehele teeb? Üks õlu kolmapäeval. No on juba kesknädal ka, oled juba nädal algus kõvasti. Kolmapäeval üks õlu sõbraga paaris. No üks õlu, Kaarel, kolmapäeval. Üks õlu, come on. Ja järgmine moment, esmaspäev. Ärkan mingi suvalises kohas üles, mingi suvalise naise kõrval, jope, rahakott, mobiiltelefon kadunud, eneseväärikus mälu täiesti kadunud. Siis ma otsustasin, et ma lõpetan selle joomise ära. Aga ma käin ikkagi veel vahel linna peal reede õhtuti. Ja ma ei tea, kas te olete viimati reede õhtuti Tallinna linna peal käinud. See näeb välja nagu see maal, teate, see Viiralti põrgu. Mingid amööbid käivad ringi. Üks silm on siin, teine on siin. Siis mingi kass lakub okset kuskil. Siis vereloik on maas, siis mingi täiskasvanud mees on kõnnide ääre peal nutab. Miks sa suudlesid Simoga? Miks sa suudlesid? Türa, ma tapan Simo ära raisk. Siis kõrval on naine, veidike tüsedam. Seelik on sukapükste sisse torgatud, peldikupaberi tükk on kontsa küljes. Mine perse, ma ei suudelnud Simoga. Simo pani ise minuga tatti. Ei, sa suudlesid küll, miks sa suudlesid Simoga? Siis terve linn on sellised inimesed täis. Siis mul on tekkinud isegi üks äriidee, et kui teil siin äriinimesi on, et te võite selle äriidee ära varastada. See oleks suunatud turistidele, selle nimi on Zombie Safari. Ja see seisneb siis selles, et on sellised soomustatud džiibid nagu Jurassic Parkis, mis sõidavad läbi selle Bermuda kolmnurga, teate seda kohta, kus on nimega paar, nimeta paar, ja see Karja tänav sõidab läbi selle Karja tänava, siis need zombid on selle auto kõrval käivad. Mõni üritab autosse sisse murda, keegi oksendab kapoti peale, see ontlik Rootsi turistiperekond on sees, hekka tekke höödes süsten pulagad. Eestis juuakse palju. Ja Jarek Kasa siin rääkis ka selgelt nägijate tuleproovist, see vist kütab kirgi inimeste seas. Mul on selline idee, et Eestis oleks palju asjalikum või asjakohasem telesari, mitte selgelt nägijate tuleproov, aga segaspeksete tuleproov. Kus siis iga osa on üks täiesti umbjoobest tüüp, kes ei pea teiste inimeste kohta asju ära arvama. Vaid üritab arvata ära, kus ta on, kes ta on ja kas ta üldse on. Siis ta peab telefonitsi sellest oma sugulastele tuttavatele teada andma. Mati olen. Mati. Ei ole Tõnu. Siim hoopis. Ma olen siin puude vahel kuskil. Majad on ka. Ei, mul ei ole tütreid kaasas, ei ole. Mul ei ole üldse tütreid. On või? Okei. Iga osa lõpus tüüp arvab ära, kus ta on ja kes ta on, kas ta on seda mitte. Ja selleks, et aru saada, miks tüüp nagu nii umbes omadega oli, tehakse veel omakorda segaspeksete kuseproov. Siis teiseks võiks olla selline telesari nagu Sind otsides. Alkohooliku eri. Kui siis iga osa alguses läheb üks selline kerge viinaveaga pereisa prügikotti välja viima. Ja kaob totaalselt ära. Siis terve nädala vältel perekond otsib teda Krista Lensini juhendamisel. Rahvas elab kodudes kaasa. Iga osa lõpus tüüp leitakse, iga kord on ta oma maja taga kuskil võsas. Ja ta nägu ei kõla enam üldse tuttavalt.
täiesti paistes ära joodud, perekond nutab, isa on leitud, koduses rahvas nutab, Kristo Lensi nutab kõige rohkem. Ja kolmandaks võiks olla selline telesaade nagu Totaalne muutumine, Parmueri, kus siis iga osa võetakse üks tavaline keskealine keskklassi pereinimene ja muudetakse ühe osa vältel täielikuks parmuks. Seda viivad läbi 5 parmu, kes on ühtlasi ka geid. Ma ausalt öeldes vist ei olegi oma elus tegelikult ühtegi gei parmu kohanud. Minu juurde ei ole tulnud kunagi ükski parm, et peremees. Peremees, ega teil paari senti ei ole, et ma pole mitu päeva midagi suhu saanud. Aga aitäh teile, need olid minu 5 minutit kuulsust.